Ma kogu aeg siin, ma ei tea, räägin Mallorcast ja ratast ja rattasõidust ja ega see siuke nagu üksluine, eks. Et võtaks seekord hoopis mingi teise teema. Et kuna ma ise sõidan päris palju elektriautoga, siis räägiks hoopis seekord elektriautost. Ja kuna elektriautoga on alati mingi teema, et elektriauto versus Tartu, et ma ei tea, mis selle Tartuga muidugi on. Ma ei tea, ma mõtlesin, et äkki siis uuriks välja, mis uba selle Tartuga on. Et kui on elektriauto ja Tartu, et miks märksõnad lähevad kokku, et kõik seda saevad. Et praegu me oleme siis nii-öelda Tallinna lennujaamas, täitsa nagu Tallinnas. Võtame siis selliseks nagu, ma ei tea, autoks siis selline huvitav auto, mis varsti Forus takso Premiumis kindlasti on sõitmas. Neid saab olema mitu. Ja auto on iseenesest selline. Mercedes-Benz EQE 300 ei ole kõige suurem akuga, aga vaatame. Mis ma siin ikka vatran, et tõenäoliselt kui on elektriauto, siis kõik ju teavad, et on tikupoiss ja mingid palju peatusi, nii et siis tikupoisist laeme ja siis räägime edasi. Okei, piis. Muidugi ennem kui punnid päris põhja lööme, siis vaatame, mis meil siin üldse need numbrid räägivad, et äkki ei tõmbagi tikupoissi või. Hommiku, kui ma võtsin ta kodus laadija otsast, oli 100, loomulikult 33 kilomeetrit olen sõitnud, aga juba tänaseks aku on hetkel 94%, et kurat, tead, pöidlad pihus, et tõmbaks tikupoissi ära. Aga selge, kohtume varsti jälle. Nii. Käes on jõudnud see legendaarne tikupoiss. Kurjam 71% on praegult siis akut. Ma ei tea, kas ma nüüd peaks siis minema tikupoissi. Kurat, ma ei suumi ülessegi. Kui see kaameraga hästi suumi seda tikupoissi, et ma ei hakka siis praegult minema, et äkki mingisuguse imega tõmbab ikkagi sinna Tartusse välja ära, et vaatame siis, kuidas selle Tartuga ikkagi on. Ja. Okei, vaatame. Kui Tartusse jõuan, siis tuleb järgmine video lõik. Jee! Tartu! Ma ei tea, pean... Selle autoga. Elekter, EQE 300. Ma ei teagi, kas ma nüüd pean... Ma ei teagi siis, mis nüüd siis, kurat. Mis iganes selle Tartu teemaga on selle elektriauto puhul. Ma ei tea, sõitis siia ära nagu. Tikupoisis ei pidanud peatust tegema. Kuna mul kaamera ei zoominud ka hästi, siis tikupoisist lihtsalt sõitsin mööda. Ja nüüd ma olen siin Tartus, ma ei tea, kas nüüd äkki pean kedagi järgi kutsuma või. Ei tea ka tegelikult, seal Reinsi näitas veel mingi 250. Aku on mingi peaaegu 60%. Kurat, ma ei tea, siis proovin siis tagasi minna, et äkki on tagasi tikupoiss või. Või samas tegelikult pekki see tikupoiss. Las see tikupoiss olla. Teeks hoopis asja endale keerulisemaks ja ärevamaks, et ärevus ometigi on ju see edasiviiv jõud, et läheks siis tagasi hoopis mööda Piibet. Sest Piibelt, kui nüüd minna, siis minu šansud on laadida suhteliselt kehvad ja kesised, kuna seal on Jõgeval võimalik laadida nii Enefitist kui terminalis. Ja sealt edasi ausalt öeldes, no vaatame, võib-olla jään teele. Nii et sõbrad, kes võib-olla, kellel on kodus diiselkenekas olemas, siis igaks juhuks vaadake, et oleks seal paagis manti, et võib-olla ma helistan. Aga praegult siis on nagu elektriautoga Tartus ja hakkame siis mööda Piibet nagu tagasi minema. Et näeme, kui näeme.
kui ma ära ei külmu või rebased mind ära ei söö. Tšau! No nii, läbi see challenge elektriauto ja Tartu, et mis iganes selle Tartuga siis olema peab. Olen jõudnud tagasi, olen kodus Maardu mõisa juures. Peaaegu et linnaski käidud, siin venitasin kilomeetrid natuke veel juurde. Käisin ka siin väikse kiire poetripi. Aga jah, näed, auto siin, tuled isegi veel põlevad, nii et ei olegi päris veel kottis. Kui nüüd rääkida, ma ei tea, sellest tikupoisi loost, nagu ikka iga elektriauto puhul alati räägitakse, et Tartu ja tikupoiss ja nii edasi, siis kurat, tikupoiss jäi mul ära. Sinna minnes jäi ära, nagu ma siin juba eelnevalt olen video käigus rääkinud, siis nüüd tagasi ma tulin siis mööda Piibet, nagu ma lubasin. Ja Piibe peal, ega seal polnudki midagi. Puhas sõidurõõm, Piive mulle alati meeldib. Keegi sõida mööda, kellegist peab mööda sõitma, liiklust on vähe. Närv puhkab, super hea nagu. Vot, vot ei tea jah. Igal juhul on tehtud nüüd see elektriauto ja Tartu, mis iganes business sellega siis olema peab. Aga ma ei teagi. Vaatame korra siis mingitele numbritele ka otsa. Ma korra panen siit kinni ja keeran kaamera teisipidi. Nii, teisipidi ta nüüd sai. Mis seal siis ikka vaatame? 402 kilomeetrit imesin siia siis ette. Imesin natuke kilomeetreid juurde ka, et helistasin koju ja kauplesin veel poes käimise endale välja, et saaks siia sükse 400 pluss ette, on lihtsam midagi rehkendada. Et muidu siin oleks paarkümmend kilomeetrit 400-st puudu jäänud. Aku jääk 16%, 75 kilomeetrit range'i veel alles. Tee oli niimoodi, et temperatuur meil siin käis -3 + 3 üles alla siia sinna, sõltus piirkonnast, kus sõitsin. Läksin mööda Tartu maanteed, tulin mööda Piive maanteed. Nagu ma ka seal olen maininud eespool, eks. Salongitemp minul 20 kraadi. Ma üldiselt sõidan 20-21, mitte nagu palavamat, et täna ma ka alguses sõitsin 21-ga ja lükkasin vahepeal 20 peale, tundus mulle mugavam. Reeglina sõidan kas mingi kampsoni või triiksjärgiga enamasti ja lühikese ja käis on võib-olla üles keeratud, et selline minu soojalembus on. Kindlasti, kui oled sa väga soojalembeline ja tahad sõita 26 kraadise temperatuuriga, siis kindlasti see on puhtalt range'i arvelt. Siin nagu mingit saladust ei ole. Siin ega meil vist pole vaadata nagu midagi. Nüüd siin selle koha peal passimisega on siin numbrid kerinud, aga üldiselt see numbri jada nii on. AVG kulu selline, selle temperatuuri juurde ma arvan, et üpris hästi. Kiiruse mõttes midagi kuskil oluliselt ma üle ei sõitnud. Jäin legaalsuse piiridesse, ehk siis ütleme sükene lubatud kiirus pluss, ütleme +3 kuni +5, mitte rohkem. Nii et ei viitsinud veisi ka vaadata, et kuskil keegi näpuga vehiks või kaamera välksataks, et jälgisin märke. Ma ei teagi, mis siis veel. Versu kaart mulle rämedalt meeldib. See on heaks läinud. Ja kui sa sellega navigeerid, siis sul siin kõik laadijad asjad olemas, kus midagi sul tee peale jääb, mis sul on lähedal ja nii edasi. Siia autosse mul ei ole veel pandud laadimislepingut. Aga kui oleks laadimisleping siia autosse ühendatud, siis saad siit vaadata
millised on laadimisvõimalused, palju sulle selles laadijas laadimine maksma hakkab, kui palju maksab selle aku täislaadimine seal ja nii edasi. Ma ei teagi, mis siin veel. Enamus laadijaid on sellised, et lihtsalt tagurdad kohale, paned juhtme külge, auto ja laadija suhtlevad omavahel. Laadija saab info autost, et see auto tohib laadida ja hakkab laadima. Sa ei pea siin vehkima mingi äpiga, mingi kaardiga, aga mitte midagi, ehk siis Plug Charge funktsioon. Ma ei teagi. Täiesti olemas siin niisugune funktsioon, mida ma ka testisin. Ehk siis aku optimeerimine siis nii-öelda laadijale, et kui sa oled teel kuhugile, navigeerid pikemat sõitu, siis see on suhteliselt hea funktsioon. Ehk siis ta tee peal paned selle laadimispunkti navigaatorisse vahepeatuseks ja siis ta soendab, auto arvestab, et sa lähed sinna laadima ja siis ta nii-öelda soendab või jahutab või mis siis vaja on, ehk see optimeerib aku temperatuuri, et seal toimuks võimalikult kiire laadimine. Vaatasin ka seda, et proovisin seda funktsiooni ja täiesti see lugu siin, mis ta siis ütleb, et kui praegult minna laadijasse, siis praeguse aku tembiga hakkaks see laadija kohe 85 kW/h laadima. Proovisin järgi reaalselt, see nii on ka, et mida ta siin näitab, see on. Proovisin ka siin tee peal ühte laadijat ja natukene siin kergitasin seda kulu, eks. Aga läks isegi juba mingi 118 kW/h peale välja ja oleks veel läinud, eks. Et selles mõttes mugav. Aga ma ei tea, mis ma oskan öelda. Autoga sõita mugav. Erksus on olemas, ta vist, ma pole pabereid vaadanud, aga vist on kuskil 6 sekundi pill. Nii et möödasõitu ei pea kartma. Läheb 100 pealt väga erkselt, läheb aeglasema hoo pealt erkselt ja särtsu ja erksust jagub. Juhitavus mõnus, mulle üpris meeldib, ei ole liiga vedel ega midagi. Ma ei tea, iste on mugav. Istmed saab, mina sain oma istumisasendi siin väga mugavalt ja kiirelt kohe paika ja 400 kiltsane päev, nagu ei saa aru kohe, et väga siin kuredi selga peaks kangutama, et astud autost välja sirge seljaga ja ei ole häda midagi. Auto on mugav, sõidab hästi, sound on hea, müra üleliia palju ei ole, ei rehvi müra, mootormürast me ei räägi üldse ja muss vaikselt sahiseb ja lähed. Võt. Nii et võt jah, siuke see värk on. Pill on aus. Kui ma ei teeks ise seda, mida ma teeks ja mul E-kossi vaja oleks, siis ma tõenäoliselt vist täna valiks enda autoks Ego E või ametiautoks või mida iganes. Kõige selle juures ju tegelikult auto on mugav, mida iganes, mis lugu iganes selle Tartuga on, Tartus käib ära laadima ei pea tee peal. Ja mis kõige tähtsam, kui kui sa ikkagi saad kodus laadida, siis sõidab ikka siga odavalt küll. Et ütleme, sõltuvalt paketist ja asjast ja sõltuvalt energiakulust, see siis sõltub muidugi temperatuurist õues, siis ütleme, et 1,5 euri kuni 2,5 euri 100 kilomeetrit. Pole paha. Kui tead mõnda sama kategooria autot, ehk siis Mercedes E-klassi kategooria autot, mingit diislit või mingit bensukat, mis oleks võimeline sõitma sama raha eest odavamalt või kas või ligi lähedale selle raha eest, no kurat, anna siis teada. Mina sellist autot ei tea.
Ja kui ikkagi on nagu sõitmist rohkem, siis täna tegelikult, kui sa vaatad järelturult sellist autot või sellise taseme autot on ja siis kui sa võtad E-klassid, E-klassi facelift versus see auto konkreetne, siin on 24 aasta EGOE ja ütleme mingisugune 22-23 aasta facelift, hinnaklassid samad. Mersu E-klassi uus mudel on sellest autost oluliselt kallim. Nii et, aga siin autos on kõik uue E-klassi mugavus olemas, absoluutselt kõik, sellepärast et EGOE oli võrdlemisi, või ütleme nii, et tavalisse E-klassi, uude E-klassi enam-vähem jõudis kõik see, mis on nüüd EGOE-s. Nii et selles võtmes auto väga hea hinnaklass täna juba järelturul, ülimõnus, sõidab ikkagi üliodavalt. Ja kui sa sõidad rohkem ja saad kodus laadida, siis ma ei saa aru inimestest, kes valavad sinna paaki seda raha reaalselt. Selle rahaga palju rohkem teha, ma ei tea, mulle meeldivad kellad. Mulle meeldib käia Hispaanias rattaga sõitmas 4 tärni hotellis mõnusalt aega veeta koos söökidega. Seda raha nagu saab palju põnevamatesse kohtadesse panna, kui valada sinna paaki. Ja kui keegi ütleb mingi, ma ei tea, kuskil kunagi elektriautogrupis mingisugune härra nagu hakkas mulle rääkima mingitest materiaalsetest põhiväärtustest ja mingitest asjadest, siis selle näol, et sa sõidad S-klassiga ja sa räägid mingist kütusekulust ala, ma ei tea, 2 euri ja versus see, et S-klassi puhul seda peaks vaatama. Vabandust, ma tegelen autoga raha teenimisega, et kas ma sõidan 2 euri 100 kilomeetrit või ma sõidan 18 euri 100 kilomeetrit. Kui see on minu äri, siis on küsimus, millised põhiväärtused või et valad kasumit paaki, et see nagu ei ole ju äri. Äri on ikka nagu maksimaalselt kasumit teenida ja kasumis siis areneda, laieneda või maksta endale dividende ja ise elada hästi. Et mina olen vähemalt ärist niimoodi aru saanud. Aga on ka võimalus kõik paaki valada ja öelda, et mul on hea käibefirma, et jube hästi teenib ja jube hästi kulutab. Ja midagi alles ei jää. Võib ka nii äri ajada. Aga pikk jutt, siit jutt. Neid autosid nüüd mõningad meil on. Need autod saavad taksomeetrid plafoonid. Need autod hakkavad Forus takso preemiumis täitsa aktiivselt ringi liikuma linnapildis. Ja nüüd, kui võib-olla keegi mõni klient seal teisel poole ekraani, siis või teisel poole ekraani, et kui te nüüd lennujaamas näete sellist EGOE-d, millel on plafoon katusel ja tahate selle autoga sõita Tartusse, siis te ei pea muretsema, te võite julgelt selle auto peale istuda ja see juht viib teid Tartusse ära ja te ei pea minema tikupoissi laadima, te ei jää teele ja te ei külmu selles autos ära. Et see on nagu selge, pole vaja muretseda. Nii et võite julgelt selle auto peale istuda ja saate mugava sõidu. Vaikne, mugav, ei värise, ei plärise, ei lörise, ei vibreeri. Et võib-olla kui rehvid on balansist väljas, siis väike vibra võib muidugi tekkida. Nii et, mis seal ikka? Kohtume kuskil linnapildis minuga ikka vahest EGOS-iga ja ma üldse ei saa väita, et näiteks selle sama EGOE roolis võib mind linnast kätte saada, kasutades näiteks meie Foruse äppi või helistades 1200. Kindlasti ma olen selle autoga linnas taksotööd proovimas. Nii et mine sa tea. Võt. Aga järgmise, ma ei tea, Tartusse sõiduni. Peace!